Ahoi kotkad, mis toimub siis? Kus oleme? Oleme siin, mis ta siis on, pesapuu või pesatorn või siin jah, Rõuge Ürgoru parkimisplatsil praegu ja hakkame siin ringi kolama, vaatame, ma olen tegelikult siin paar aastat tagasi korra käinud, aga siis ma ei viitsinud filmi teha. Aga vaatame siis uuesti selle olukorra siin läbi. Et siin on mingi matkarada ka, aga meie seda matkarada ei tee. Meie lähme nii-öelda vaatama seda mõningaid asju, mis siin nagu lähemal on siis. Sinna torni mina ka minna ei julge. Kas siin on meil torni minejaid täna? Ei lähe torni või? Jah, ei lähe. Aga minuga? Ühesõnaga, mulle niisugused kõrged kohad ei meeldi ja mina sinna torni ei lähe. Siin on siis mingisugune laululava moodi asi. Ja Kairit just rääkis, et temale õudselt meeldiks siin näiteks 500 inimese ees esineda või? No vot ei midagi. Vaatame, mis siin on siis. Laululinnud, kohalikud laululinnud. Ahah. No vot. No selge. Ja siin on siis see nii-öelda lava. Ja mingisugune putkake ka kõrval, kus purksi siis saab osta või ma ei tea, mida siin ürituste korral pakutakse. Kajab küll korralikult. Siit peab minema või? Ei, ma ei taha siit tulla, ma olen teiselt poolt. Ja, no vot, selline asi siis. Aga midagi, vaatame edasi, mis meil siin veel on. Nii. Rõuge muinastalu. Vaat siis siukene asi. Vaata. Ja. See raua tegemine, jah. Tähendab, lähme vaatame neid hooneid ja asju, lähme, vaat siin on ka veel midagi. Mis siin, mis asi see on? Ei saa aru. Kas siin on ka mingi luuk veel küljes või mis värk see on? Mis värk see on? Siin on mingi luuk. Kas see käib lahti või? Siin on mingi siuke asi. Okei. No selge, ma ei saa aru, mis asi see on, aga... See on vist mesitaru või? Kuule, see on mesitaru. Näed, siit lähevad sisse. Ma arvan, see on mesitaru, jah. Mingid sellised restid olid siin sees. Ja kärjed on ka maas. Jah, see on mesitaru. Vot, mis asi see on. Aga vaatame siis, mis siin veel on. Mingisugused, jah, need hooned, mis ennem selle plakati pealt nägime ka. Minu mäletamist mööda nendesse sai ka sisse minna. Nii. Huvitav on muidugi uuesti vaadata neid hooneid, sellepärast, et kui ma nii-öelda 2 aastat tagasi siin käisin ekskursioonil, siis ma olin autos kõrvalistuja. Kui te aru saate, mis ma mõtlen, et ma nagu väga palju sellest kohast ei mäleta, mis siin on ja sellepärast tulin uuesti vaatama. Nii, siukene asi või? Ei. Vot, siin on tuld vist tehtud, jah? No selge. Ja siin on voodi. See voodi või? Ei ole. Aga ega midagi, liigume edasi, vaatame järgmisi hooneid ka. Siuke vinge värk. Ja. Nii. Ja natukene vesine on, aga ei hullu. Oi, kui madalad need uksed on. Niuke asi siis, jah. Ahah. Noh, äge on ikka ju. Kas sa magate siin? Ei maga. Kes magab? Keegi ei maga, mine. Ruttu. Ai, kuravus. Siin peab vaatama, et pead ära ei löö. Nii, ja siin on siukene onn. Sellist me tahaksime omale ka mingit sarnast, et ma ei tea. Mitme aasta pärast me sellise ehitame omale, meil on nii palju muid asju ehitada enne, aga siuke oleks äge omale ka, aga me teeks muidugi, ma arvan, vähe tihedama või.
siin on ta nii hõre, et ega siin vihmaga tuleb natukene kaela ka seda asja, aga muidu siukse püstkoja tahaks omalegi teha. Ja koju. Aga siis vaatame edasi. Siin on nüüd mingi väiksem putka jälle. Ahah. Selline siis katusel on tehtud kõik kasetohuga ja puha, vinge värk. Ja vaatame sisse ka. Nii. Ja mis siin siis on mingid söögikünad või? Söögikünad või on kääbikute kanuu või? Lähed jõe peale sellega või? Ei, see on ikka söögiküna, jah? Nii, ja mis siin veel on? Heina ja värki ja lähme vaatame kohe. Sigaaed või? Sigaaed. Sigaaed. Nii. Ja siis on, jah. Siin saab hoida. Merisigu saab siin hoida ja suuremas aias on päris head. Ja vaata, mismoodi on need. Päris ägedad. Siuksed kännud on jäetud allavoole. Vaatame, üks sarika materjali siin kasutatud on. Päris vinge. No vaat, ja lähme sinna hoonesse sisse ka, mille sarikaid me praegu vaatame, et mis siin on. Kodutute värk või? Mitte, et meie maja palju uhkem praegu välja nähtama. Ahaa, no näed, siuke kütmissüsteem siis. Kütmissüsteem. See läheb sama suitsu täis, nagu see Rebasmäe metsaonn, kus me olime, et kui siin nagu tuld teha, võib-olla jah, siin lael on must, siin on tuld tehtud ka. Aga jah. Mitu inimest ära on juba vingumürgitusse surnud. Vanad eestlased kannatasid vingu ja kõike. Neid ei, selline jama ei murdnud. Aga noh, on nagu on. Siinpool ka ägedad kännud veel näha, aga midagi. Vaatame edasi. Ööpiku tammed. Nii. Nii, ja veel on mingisugune vanemat sorti hoone siin. Kas siia ka sisse saab? Ju saab. Lähme vaatame. Lukud on ees, jah. Siia ei saa. No selge. Aga vaatamiseks. Aga kassi auk on all sees. Et külakassid saaks kakal käia. No, aga selge. Me oleme siin nüüd kohe mingisuguse silla juures, jah. Ööbikoru, mingisugune sild. Nii, siin on midagi keegi sodinud. Pätt on sodinud siin, aga jah, ööbikorg, nii. Ja silt siin selline ka kohe huvitav. Selline huvitav ka. Ja kas siit lähebki alla siis kuskile või? Ööbikorgu lähebki siit või? Siit vist rada läheb. Soo, hüke värk. No aga lähme vaatame sinna alla ka. Sinna silla peale mina kindlasti ei lähe. Mulle niisugused asjad ei meeldi, eriti tuulise ilmaga. Ma lähen juba siia alla, te tulge järgi. Mulle niisugused kohad ei meeldi. Minu enda ehitatud sild see ei ole seega ja mina sealt üle ei lähe. Mulle ei meeldi niisugused kõrged asjad, et sõltub. Noh, korstnapitsa ja värke ma võin katustel laduda küll. See ei ole üldse probleem väga kõrgetel katustel, aga jah, niisugune, ma ei tea, mul kuidagi hirm tuleb sisse, kui ma lähen mingisugusesse vaatetorni või mingisugusesse haigelt kõrgele sillale peaks nüüd minema, nagu see seal on. Et kui mul mingi poolik sees on, siis ma lähen niisugusest üle, nagu pole midagi. Ma vanasti noorena juuatäis peaga kuskile väga kõrgesse masti ka roninud. Niisugused prosektori mastid olid vanasti Hiiul. Niisugused, ma ei tea, mis nad olid, 25 meetrit või. Lihtsalt see läksid nagu mööda mingisugust armatuurist keevitatud redelit üles ja polnud häda midagi. Aga ei, nii. Vot siis. Ei, no siin on ju äge küll.
vesi uliseb ja mõnus. Siit läheb teisele poole ülesse ka, vaata see ongi see minusugustele. Lähed siit alt, on ju, mitte sealt üle. Siin on mõeldud minusugustele ka, mitte ainult indiaanlastele. Et ega see, indiaanlased pidid olema, et kõrgust ei karda, aga noh, minul indiaani verd järelikult sees ei ole. Ehk siis indiaanlased lähevad sealt ülevalt ja mina sealt ei lähe. Nii, no vaatame siit siis. Keiu on küll natuke indiaanlase nägu minu arust, ma ei tea. Ei, kuskilt eelnevalt nii-öelda. Hea küll. Lähme vaatame siis. Rutame. Siit siis saab ülesse. Ja noh, muidugi on need läbipaistvad ka kõik need niuksed, et ikka veel ägedam oleks ja alla näeks paremini, jalad väriseks. See võiks veel lausa klaasist olla, oleks veel eriti minu lemmik. Vau. Jah, on juba esimesed õitsevad. Ei no väga kiht. Kõlab nagu kevad. Kõlab nagu kevad ja kusjuures täna ongi kevade nii-öelda esimene päev ka. Et ametlikult kevad algas täna. Ja noh, jah, on tunda ka juba, et on juba soe. Aga vaatame edasi, mis siin veel on. Võimas kask on siit üle kukkunud ja see on juba kes teab millal kukkunud. Sest et ma ei näe siin, et see oleks nagu hiljuti siit murdunud. See tee on vist hiljem ehitatud siia see rada või? Jah. Läheb jälle kuskile kõrgustesse ära. Ega me tervet seda rada niikuinii läbi ei tee. See rada on 10 kiltsa. Me lihtsalt teeme mingisuguse huvitavamad kohad. Nii-öelda vaatame. Oi, kes puuksutas? See nüüd jäi kaamerasse peale, see puuks. Ja siia see siis voolab see. Mingisugune, ma ei tea, mis asi on, mis oja see siia tuleb. Ja siit läheb kuskilt edasi alla. Ma ei tea, kas me siit edasi saame või kas tohib edasi minna. Me ei uurinud, aga vist ikka tohib. Nii. Ja siin on sildid siis ka. Ja need vesioinad on just need ägedad asjad, mis ma tahtsin kindlasti kaamerasse näidata ja uuesti ise ka vaadata. Ja siin, nagu ma näen, on siis Ööbikuoru hüdrotöökoda muuseum. Ja siit on näha siis mingi silt ka. Ohoo, mis masinad. Ja see on siis, ma saan aru, see ratas lükatakse sinna joa alla ja siis see vesi nagu hakkab seda ringi ajama ja mingit mehhanismi siis ka. Aga jah, siit ta siis tuleb. Nii. Ja meie sinna hoovi peale ei roni. Meie lähme siit teiselt poolt tagasi, siis see läheb sinna poole tagasi, kus see nii-öelda silla koht oli, tundub. Et siit saab üles ja tagasi. Et siin jah, kellegi hoov. Inimene elab siin, koer kaugub ja oleme siis siin Linnamäel praegu. Ja alla järve peale on vaade
vist parem sealt madalamast vaatetornist. Et mis sa sinna kõrgele tuule kätte ikka ronid, me oleme sinna madalama otsa, vaatame, kas sinna julgeb minna ja vaatame natuke sinna järve peale. No nii, siit läheb väike trepp. No nii. Ja oleme siin madalamas tornis. Siin on mingid vaated. Värgitud jah. Võt. Ja siit näeb järve peale. Ja oleme alla. Ja küll. Mine sealt peale. Ja siin on külakiik või kuidas seda nimetatakse. Jaksad sa kinni? See Jeeru. Nii väikse teedki või? Väike musklid. Tee üle selle võlli. Ja mulle ei meeldi siuksed asjad. Siin ei saa üle võlli, sa paned mingi silla pihta või see katuse pihta. Ja läheme siis trepist alla oinaste juurde. Ja siin näitab siis, et on ka forellipüük seal pool, kus oinad on. Ja siit lähebki see mingisugune raav või oja. Rauakaevu allikas, nii, ja vaatame, hopsti, siin on ka jälle astmed katki. No ehk on siin raskemaid ka kui mina käinud, et ma usun. Ja vaatame. Vot siuke asi siis, jah. No, vot. Nii, ja siin ongi nüüd siis sükene üks oinas 2 löögiklapiga. Ma YouTube'ist vaatasin üks päev ka selle süsteemi, kuidas see töötab. No. Vot on värk. Päris kihvt. Ja läheb jälle mingisugusesse väikesesse loiku see vesi. Ja siin on siis pais tõenäoliselt taga. Ja kuskil siin on siis see forellipüük ka või? Oi, vesi on selge, vesi on selge. Kas mingit kala ka sees näeb siin pisikeses? Ei näe. Aga väga hästi põhjane on näha küll kõik läbi. Ja siin on siis see forelli värk hoopis, jah, seal all. Oo, nägid hüppas. Hüppas või? Jaa, keset seda näe, seal on need veel. Näe. Nii, kas paistab ka siit läbi aia? Miskit kala. Kaamerasse vist ei jää näha, aga mina siit näen kala, jah. Oi, päris suured jurakad on. Päris suured jurakad. Ja siin on siis veel oinast. Et siin on see skeem ka, kuidas see asi siis nii öelda töötab. See paugutab päris kõrgele siin. Ja süsteem on siis selline, kui näete lugeda või guugeldate ise. Ja hakkab see jalgade jama pihta, nüüd on vaja sinna üles tagasi saada. Et ma ei tea, kas indiaanlased 2 tükki lähete torni või ei lähe, mina igal juhul ei lähe.
ja eks see võtab aega ka, ma jõuan mingi õlle raudselt vabalt kuskil teha, kui ma tahan, aga see jah, niisama ei ole sinna torni ronimine, et see võtab nii palju aega. Sa räägid nagu sa oleks käinud seal. Siit trepist üles minek juba võtab aega, jalad äsitab ära. Hea küll, noh, indiaanlased, minge torni, mina jään siia alla. Nii, Puhkama. teeme võidu. Jah, teeme võidu. Okei, no proovi. Jah. Nii, indiaanlane 1 läks sinna ülesse. Keiu kõnni, ma ei näe sind. Mine ääre poole, sinna teisele poole. Jep. Äll jäi sinna. Täitsa alla istub. Ja mina olen siin keskel. Ma olen põlvili juba. Sellepärast, et ma otsustasin, ma ei taha seista, sest ma kardan ja. Aga okei, lähme see alla. Oota, sulle hakkas meeldima või? Nii, vaatame vaadet ka, nüüd ma pean püsti tulema. Ma ei julge kätt läbi panna. Ma tallan muidu. Nii et. Mu käsi väriseb. Olgu, ma tulen alla nüüd. Ja mis ta siin siis kirjutab ka? Vaatame tagant järgi. – 30 metra. No võt. Nii vähe oli või? Ja ega Ega polegi midagi, ma arvan, et selleks korraks kõik, et indiaanlased tulge kõik siia torni ronima ja ja davai, me paneme minema, kerige magama kratid ja näeme järgmises.